armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on Johannese evangeeliumi tekstist 4. peatükist salmid 46-53. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla enne, kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval, kella 1 ajal, lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli sündinud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus, samuti kogu ta pere. Aamen. Istuge palun. Tänase jutluse kandvaks sõnumiks on usuvõitlus. Kristlaste elu juurde kuulub usuvõitlus. Sisemine võitlus Jumala usaldamise eest. Selle läbi kinnitab Jumal oma ustavust ja armastust inimese vastu. Roomlaste 12:21 Paulus kirjutab, ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Me näeme siin võitlust tasandit. Elu ei olegi lill, vahel on seal umbrohi, vahel tuleb mõlemaga leppida, et üht enne välja ei kitku, muidu ka ilusõieke võib kannatada saada. Arutame selle jutluse tänase kirjakoha natukese osadeks. Ja jätke siis kuklasse endale see usuvõitlus. Las see saadab kogu selle teksti vältel. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee veiniks. Ja väidetavalt siis esimene ime. No nii oligi. Olgu, et kui me vaatame Johannese evangeeliumit, siis me näeme, et Johannes toob oma evangeeliumis esile just ainult 7 suurt ime. Kui me aga jõuame selle Johannese evangeeliumi lõppu, siis me näeme, kus ta ütleb, et aga tegelikult oli neid imesid nii palju rohkem, et ei suudeta sinna kaante vahele pannagi. Aga need 7 on olulised, et meile piisaks sellest, et usk Jeesusesse võiks leida kinnitust. Sellest võiks meile piisata. Nüüd hoolimata sellest, et Jeesust ei tunnustatud oma kodukohas. Kui te mäletate, siis tahetiti teda ju pärast seda, kui ta sünagoogis Jesaja kirja ette luges, kalju pealt alla lükata. Ta nimetas ennast Jumalaks. Hoolimata sellest, et inimlikult ei tahaks sinna kohta iial tagasi minna, kus sind ei oodata, seda enam, et sind taheti tappa, on Jeesus teel sinna samma kohta. Tal ei olnud vajadust seda teha, ta ometi tegi. Nüüd kust Jeesus tuleb? Jeesus tuleb Jeruusalemmast. See on pikk teekond Kaanasse, kaardi pealt vaadates 100 kilomeetrit ja toona mägede ja kõrbede vahel ilma autota parasjagu mitu päeva teekonda. Ja nüüd ta otsustab minna sinna läbi Samaaria. Kui geograafiliselt ja ajalooliselt vaadata, siis Samaaria on tegelikult see elanikkond, kes vihkas juute. Samaaria piirkonnas on tegelikult ka Abrahami kaev, Jaakobi kaev. Kaev, kus ammutati vett, mis ei kuivanud kunagi ära.
Aga nüüd seal kaevul kohtub Jeesus ühe naisega, enne kui ta Kaanasse jõuab. Tuleb tuttav ette. Ja seal see naine on ju, see on täiesti patune naine. See on nii patune naine, et isegi kohalikud samaarlased vältisid teda. Keset päeva, siis kui kõik kuuma päikese eest varjus on, tuleb see patune naine sinna vett hankima ja Jeesuse ajastus on täpne. Ta ootab seal ja ta kõnetab seda naist. Ja ta annab sellele naisele teada lõpuks kalle dialoogi sees, et tema pärast ta sinna tuli. Mis mõttes tema pärast? Selle kõige patusema inimese pärast Jeesus võtab ette see spetsiaalse teekonna maale, kus tegelikult vihati juute, vihati Jeesust ennast. Ja lõpeb see nii, et see naine on ülirõõmus. Ta sai vabaks sellest nii-öelda kuulsusest, et ta on halb ja paha. Kui ta algselt tuleb kaevule üksinda ja varjab ennast kohalike elanikkondade eest, mida ta lõpus tegi, kui ta sai nii-öelda selle vabastuse? Ta läks nende samade inimeste keskele, kes teda vihkavad ja ütles, et ta on leidnud Jeesuse. Et kaevu peal on keegi, kellest me oleme kogu aeg, keda me oleme oodanud, prohvet, kes räägib meile kõik meie tõed ja põhimõtted ära. Seal oli teemaks ka see, kus naine ütleb, et teie juudid ütlete, et Jeesus peab kummardama Jeruusalemmas, aga meie ütleme, et seal Samaarias, et kus see tõde siis on. Seal on üks oluline koht minu arvates. Jeesus ütleb, et tõde on see, et tuleb aeg, kus Jumalat ei kummardata, ei siin, ei seal, vaid vaimus, sest Jumal on vaim. Jumalat kõnetatakse siit sisemise inimese kaudu. Ole sa kus tahes, ole sa täna siin või kodus oma palvekambris. Nii nagu Jeesus ei läinud mööda sellest naisest, nii ei lähe Jeesus mööda ka meist. Kui meil on mure, siis on Jeesus see, kelle poole võime kõik julgelt pöörduda. Ta ei lükka meid kõrvale. Ta jõuab otsapidi Kaanasse, Galilea Kaanasse ja seal kohtub ta kuninga ametimehega, kes on iseenesest pärit Kapernaumast. Kui teil on kaart ees või kui teil ei ole, siis kujutage ette, kui ma teie poolt vaatan, siis Galilea järv on siin, Kapernaum on siin Galilea järve ääres ja Kaana on siis päevateekond 30-40 kilomeetrit läände. Me ei tea täpselt, kas see ametimees, kuninga ametimees oli juut. Võib-olla oli, meil ei öelda seda, aga võib-olla ka mitte. Et see on üks koht, sest tegelikult juudid toona veel ju üldse mittejuutidega ei suhelnud. Aga Jeesus teeb justkui siin erandi juhul, kui ta ei olnudki juut. Aga ta oli selline nagu meiegi sellisel juhul. Mis sundis seda kuninga ametimeest minema juudist mehe juurde ja ennast alandama? Kujutage ette, et olete kuninga ametimees. Kuninga ametimees. Te olete kõrgel positsioonil. Ja nüüd te lähete kuhugi, alandute kellegi karjase või puusepa ette, kes jalutab ja tallab kõrbetolmu oma jalgateele. Ta läheb sinna, sest me näeme, et lisaks murele oma poja pärast on selles mehes ka usku. See on kuskilt tekkinud. See on tekkinud kuulujuttudest. Jeesus on teinud midagi, korda saatnud. Selleks ajaks me teame, et Jeesus lükkas ümber Jeruusalemma templis igast lauad ja ütles, et mida te siin minu isa kojas teete ja teete ühesõnaga valesid asju ja tegelikult oli protest. Võiks arvata, et Jeesus on tegelikult teinud juba suuri imesid ka selleks ajaks, sest Johannese evangeeliumi tekst eelnevalt räägib meile, et ta kohtus Nikodeemosega, kes oli variser. Ja variser ta tuleb Jeesuse juurde, ütleb, et kuule Jeesus, et öösel vaata salaja, et keegi ei saa teha asju, mida teed sina, kui seda ei ole Jumal, kui seda ei tee Jumal temas, et sinus on midagi erilist. Nii et tegelikult Johannese evangeelium lõpuni ei ava meile, teiste evangeeliumite kaudu me saame seda pilti natuke täiustada. Ja nüüd see kuninga ametimees on kuulnud neid lugusid ja ta tuleb selle peale päevateekonna
jagu Jeesusele lähemale, et Jeesus võiks samamoodi tervendada tema poja, kes on suremas. Kui mees on oma palve Jeesusele esitanud, saab ta tegelikult väga üllatavalt negatiivse vastuse, mis võiks jahmatada. Jeesus ütleb, et te tulete ja palute või soovite näha ainult imesid ja tunnustähti. Ühesõnaga, selle palve vastamise asemel Jeesus ütleb, et kuule, come on. Tahad jälle üks selline tüüp, kes tahab näha imesid. Ehk natukene peegeldab see seda hoiakut, mida rahval oli. Et rahvas tahab näha show'd. Rahvas tahab näha, et kuidagi vesi sai veiniks ja tarbime seda. Et Jeesus teeb sellelaadseid imesid, et me nagu oleks tsirkuses, vaatame, kuidas keegi meile esineb. Ja Jeesus on selle pärast natuke kurb. Olen ise ennast teinekord vaadanud, ma ei tea, kas keegi teist on vaadanud seda Ameerika Superstaari. Et seal on erinevas vanuses noored, kus tulevad, esinevad ja imeline tegelikult jälgida ja nautida, kuidas mõnele on Jumal kinkinud ande, kas siis laulu või muu oskuse näol. Sa vaatad ja imetled, tegelikult see on imetlust väärt, see on väga pisargi tuleb silma, kuidas mõnele on antud, aga see ei muuda midagi meie eludes. Ja ma arvan, et mingi analoog oli siin ka, et Jeesuse tehtud imed ei olnud mõeldud selleks, et me lihtsalt istume naudime. Jeesuse imedel oli sügavam mõte. Jeesuse imede eesmärk oli see, et me usaldaksime imesid nähes oma elud Jeesuse kätte. Kui ametimehel nüüd hoolimata sellest, et ta sai teatud mõttes tagasilöögi oma palve vastusele, kordab ja ütleb Jeesusele nagu otse väljendades, et Jeesus päriselt ka, minu poja elu on ohus, et kas sa tuleksid alla enne, kui mu laps sureb. Ja nüüd Jeesus, kui näeb, et see ametimees ei ole ainult selle imede peal väljas, vaid tal on tõsiselt vajadus oma poja päästmise järele, ütleb ta sõnad, mine, sinu poeg elab. Jeesus ei kulutanud aega, et minna mehega päeva võrra alla Kapernauma, vaid ta lihtsalt lausus, saatis mehe teele nende sõnadega, mine, su poeg elab. Ja kujutan lihtsalt ette vaimus, kuidas mees läks ja hoiab neid sõnu endaga kaasas. Kõnnib kodu poole, päevajagu on minna, muudkui mõtleb Jeesuse sõnadele. Tal ei ole mitte midagi praktilist. Tal on ainult miski, mis on kas tema peas, kahe kõrva vahel või on jõudnud ka südamesse, seda me täpselt ei tea. Võiks öelda, jääb mulje, et kogu selle loo juures, kui me vaatame seda mingisuguse joonena, oleks see justkui mäetipp. Tegelikult me oleme saavutanud selle loo eesmärgi ja sõnumi. Ühest küljest Jeesus ütles miskit ja mees uskus. Täna võiks olla sama meiega. Kui midagi Jeesus ütleb ja see sünnib sinu elus, sa usud seda, siis me oleme saanud tegelikult kätte seda, mida Jumal meilt ootab. Meil on osadus temaga olemas, meil on kontakt. Seda ilmselt see sõnum kanda on läbi aastatuhandeid ka kandnud. Et kui see lugu Johannese poolt kirja pandi, siis ta eeldas, et kui inimesed seda loevad või siis kuulevad, tollel ajal ka paljud lugeda ei osanud, nad mõistsid, et kui Jeesus ütleb midagi ja sellesse uskuda, siis meie elud
pöörduvad või muutuvad. Ootus on ka see, ma saan aru Jeesuse sõnadest, et see usk võiks olla ilma eelnevate tunnustähtedeta, lihtsalt usaldades Jeesuse poolt öeldut. Loeme hiljem ju ka seda, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Selles ütlemises me näeme selle pingerida. Kõigepealt usk ja siis tuleb ka tunnustäht järgi. Siiski annab järgnev meile edasi veel põnevaid tähelepanekuid. Kuid juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teataga, et ta laps elab. Ja siis ta päris neilt tundi. Ja minu jaoks tulid need sõnad tekstist nagu välja. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella 1 ajal lahkus temast palavik. Sellele mehele ei piisanud teadmisest, et tema laps on saanud terveks. Loo autor toob meieni, et meest huvitas ka nii-öelda tehniline pool. Antud juhul tervenemise aeg. Võiks endale esitada küsimuse, miks? Minu mõte kaldub arvama, et mees soovis rohkem mõista Jeesust. Lahkus ta ju Jeesuse juurest tühjade kätega. Tal oli peas vaid siis Jeesuse poolt öeldud sõnad. Jeesus ei tulnud temaga kaasa nii nagu ootus tal oli. Kuid nüüd sai oluliseks üks detail ja see on aeg. Aeg, mil Jeesus lausus sõnad ja millal lapse tervis hakkas paranema. Ja see kõnetas ka mind. See tervenemise hetk, mida meil teada antakse, oli momentaalne, hoolimata vahemaast. Jeesus ütles ja sel hetkel, kui ta ütles, said asjad sündima suvalises kohas, kus, ma ei tea, keegi mõtleb oma pojale sõjaväes, kes on siit, ongi mingi 60 kilomeetri kaugusel. Et see jääb kuidagi kõlama ja see nagu julgustab meie palveid, kui me palume Jumala poole, et need palved, nad on erinevad. Vahel nad toimivadki kohe ja see nagu julgustab. Tõsi, vahel on protsess see, võib-olla on ka tervenemises eneses protsess, aga mõju võib alata sellest hetkest, kui on palve vastus välja öeldud. Kuidas mõistame meie oma pöördumist Jumala poole? Kas need toodavad midagi või on lihtsalt tühjusesse öeldud sõnad, kui mõtleme oma palvetele? Mulle tundub, et me oleme oma palvete osas pigem skeptikud ja kahtlejad. Eks see võtab ju ja see viitab meie suhtele või suhte tugevusele Jumalaga. Selles võtmes on tänane kirjakoht julgustav ja kõnekas. Jeesus julgustab oma jüngreid usust rääkides, et kui te ütlete sellele mäele, et too end nihutaks merre, siis see sünnib. Kui meie seda loeme ja kui me seda sõna-sõnalt võtame, siis see tundub ju tobe. See on ju võimatu. Ma ütlen, et sina tooliga tõuse siit ja lähed sinna, ei tõuse. Ja siis ma hakkan otsima vabandusi, miks ei tõuse. Ma hakkan otsima nagu kindlustunnet, et miks ei toimi. Jeesus tegelikult võis mõelda, või mida Jeesus tegelikult võis mõelda, sellele hakkame otsima vastuseid. Kuid siiski üks isiklik palve, üllatav palve vastus palvest ja usust, selle nädala teema. Kolmapäeval sõitsime autoga ja minu autoekraan hakkas otse andma, kuidagi läks pimedaks, ja siis tuli tagasi, läks jälle pimedaks, läks tagasi ja korraga mu naine palvetab. Palvetab selle pärast, et see auto, tehniline asi, mingi elektrooniline vidin lõpetaks selle vilkumise ja hakkaks normaalselt tööle. Minu peas on kohe mõte, et naine, mis sa teed? Kuule, see on auto, see on mõeldud selleks, et kui on viga, siis ma lähenen sellele oma tarkusega, mis mulle on antud ja parandan ära, et mis see palve siia puutub.
Ja sellises ülbuses ma korraga avastasin, et kui naine oma suu kinni pani, see kaamera lõpetas vilkumise ja ei jätkanudki. Ja siis ma alandusin. Saad aru, mul on mingisugune kujutluspilt sellest, kuidas Jumal peaks töötama ja kui ei tööta, siis ma otsin vabandusi Jumala kasuks. Ja siis on vahel mul see, et sellise asja pärast ma Jumalat ei tüüta. Et see on ju maine palve. Ja ometi naine usus siiralt tegi ja mul on väga-väga hea meel, et see niimoodi juhtus. Ja ma natukese pidin ennast madalamaks tegema. See oli hea õppetund. See suurendas minu suhet ja usaldust Jumala vastu. Loeme edasi. Ja tema uskus samuti kogu ta pere. Seega see usk ei olnud ainult usk, et tema poeg saaks terveks. See oli alles usutee algus. Mehe elu muutus ja mitte ainult mehe, vaid kogu ta pere elu. Kolmapäeval Piibliaringis käsitlesime teemat inimese suremise järgsest asukohast. Et nendele, kes usuvad ja nendele, kes ei usu, on erinevad asukohad pärast seda elu. Ühed saavad elama nii-öelda hingamises, kuid teised äärmiselt ebamugavas kohas ja Piiblist loeme, et nimetatakse seda põrguks. Me oleme armust saanud enesesse Jeesuse tuleku ootuse. Kuid minult röövis une minu armsamate ja kallite surmajärgne olukord, minu sugulaste olukord. Jah, mina saan, aga nemad jäävad maha, kui nemad ei hakka uskuma. Ja see päriselt tegi mind nagu natukese murelikuks. Mitte kõik minu lähedased ei ole veel leidnud eluandja, ei ole leidnud usu suure algustähega ja ei ole leidnud ka siis võime öelda usaldusisikut. Kuidas on aga lugu sinuga? Kuidas on lood sinu lähedastega? Kas see paneb mõtlema, kurvastama või midagi reaalselt samme välja astuma? Muideks üks praktiline lahendus. Kui sa isiklikult ei julge kellelegi evangeeliumi sõnumit jagada, võib-olla sul on nii, eriti lähedastele, kes ütlevad, kuule, ma tean küll, milline joodik sa olid, mis sa tuled mulle nüüd hakkama rääkima siin Jumalast, ma olen niigi korralikult elanud. Et võib-olla väljakutse teile, et paluge oma palvekamberis ühe või kahe konkreetse lähedase pärast. Ja mingil hetkel meil Timoga on plaanis alustada siin alfakursust, mis on siis vastused elu küsimustele. Ja kui me täpselt oleme paika pannud selle kuupäeva, mida alfaga alustame, siis te võiksite oma palved nii-öelda lõpetada või siis minna selle inimese juurde, kelle pärast te olete palunud ja kutsuda teda alfakursusele. Ja siis meie ise räägime seda evangeeliumi. Teie ei peagi siis rääkima. Teie asi on eeltöö teha, et lõhkuda ära barjäärid vaimses maailmas. Jumal valmistate ette. Siin ka ei ole nagu selles mõttes teie tegu. Teie palute Jumalaga koos, teete koostööd selle inimese juures. Te võite ise hiljem imestada, kuidas palve töötas. Ja las ta tuleb siia ja siis räägime. Hästi paljudel on olnud takistuseks kiriku uksest sisse tulemine. Selle pärast on vaja palutada. See lävepakk on vahel liiga kõrge. Aga kui me palume konkreetsete inimeste pärast, keda te teate, et tänase seisuga ei tuleks kiriku uksest sisse, siis vaadake, mis ta ütleb teile pärast seda, kui te olete tema eest palunud. Ja võtke see mingi konkreetne aeg, ärge olge lihtsalt ühe korra ja asi tahe. Tehke üks palvevõitlus, usuvõitlus, nagu on praegu tänase teema peasõnum või kontekst. Võtame kokku. Meie teekond usus on teekond siis pöördumisest, usaldusest ja Jumala väe kogemisest. Jeesuse sõna on elav ja vägev, isegi kui me ei näe kohe kõiki tulemusi. Teiseks, julgustagem üksteist uskuma. Meie isiklik usk võib mõjutada nii meie perekonda kui ka laiemat kogukonda. Olgem tunnistajateks ja toetajateks neile,
kes oma usus kõhklevad. Uskudes võime üle saada kahtlustest ja hirmudest, nagu ametimees, kes pidi uskuma Jeesuse sõna enne, kui nägi oma poja paranemist. Nii kutsutakse ka meid oma usus elama. Ja ma palvetan. Halastaja Jumal ja Isa, usu jõul saadad sa ka meie elus korda imelisi tegusid. Aita meil uskuda sinu sõnasse, panna sellele oma lootus ning rajada sinu armastusele kogu oma elu, oodates põnevusega sinu taastulemist. Aamen.